hommikust põllumehed. Täna oleme siis tulnud sellise järve peale, nagu mille nimi on Udu. Udujärve Udu-Angeres. Udujärve Udu-Angeres ja proovime siis meie uut tehnikat siin tead. Küll on vahva. Capitano on siin taga, istub praegu, juhib täiesti uut, täiesti tutikat paati. Sain sellesse paati esimese kala. Kõige esimene kala selles paadis. Suur vimm. Jaamstad pilti. Tehtud. Töö kiire ja korralik. Jaanus Press. Ritt on taurpidi, Ritt on täiesti taurpidi ja sealt on tulemas mega väike vimm. Ei olegi nii väike. Seda filmida ei tohi. Mandula peal. Ai kurat jah. Kogemata ja külge, me ei taha midagi halvasti ütelda, aga kassikala. On jah? No, teeme äkki. Juhuga lähed, läterdab kõik täis. Uuel paadil tuleb kalalõhn juurde teha. Vimb on praegu aidanud edast välja. Vähemalt saab kalalõhna juurde. Midagi nii. Teed viimad lased siukseks. Need on see suured ka. Nii. Pigem võib otsid ikkagi nükust kohta. Tere, Vahur! Nükust parvani. Jah. Nii, oled valmis? Huvitav, miks mu linnud puurist minema on pannud lehmu? Mina ei saa aru. Ma panin hommikul puuri ukse kinni räist. Ja no kurat küll, no. Vaadi sa lendu. Ai nii räist. Nii ploksu poolt ei saa lendu kida. Kala täis usitada. Kas vee alla? Jaa, suhkalt räist. Vaja populatsiooni hävitada nendel lindudel, need on nii armsad. Nad on nagu, nendest tuleks ära kasutada välja heidet, see on nagu atsetoon, puhastusvahend vaata. Köögipindad jaoks väga hea. Jaa, köögipindad. Teed kormoranist süüa, samal ajal kasutad tema number 2 ainet, eks ole, ja tõmbad kõik tasapinnad puhtaks. See võtab bakteritega kohe nagu terena. Ai neile. Jaanus, mis sa teed seal? Tragime vimma. Pole siin jälle video persses. Jälle video persses. Launupausi. Kas teil on kormorani steigiga sandwich või? Tahaks proovida. Nii, 1. mai. Kalale minek. Joh, sabime. Võtsin seekord kaasa lapse, kes on üle tüki aja Eestis. Läheme kalale. Ehk saame mingi haugi ka. Uus paat, uued süsteemid, värgid-särgid. Ilm on mega. Ma teen teile pärast mingi tuuri seal aju peal, kuigi minna ei tohi, aga mul on eriluba. Kuna ma juba tegin pesakaste talvel, vaata. Siis on nagu kõik on nagu paigas, et juba kõik tüübid teavad. Seda pole midagi tarka teha, siis ta tohsib kormoranid pesakasti. Täitsa ilusad lindu, et meil rohkem oleks.
ole muidugi väike, paras erastus. Oh, ilus kala ju. Meil on kala, high five dude. Ikka siit poolt. Lustika saba. Vaatame kõik nüüd ilusti koos. Jaanus Krass, esimene kala selle loo ajal. Ja see paat ei ole veel haugi saanud. Ei saa sulle seda muidugi andestada. Hea küll. Märjaks, meie suure ilusa. Vaatab nüüd vaikti lähemalt, jätkab meelde. Oma, ilus poiss on. No nii ma teen pildi ka. Tõsta käed ette. Kiire. See on suurema, oot niimoodi. Okei, super. Kuule, see on ilus kala. See on päris uhke. Sa oli kala kuhugi? See on päris... Ma teen neid teistpidi, kus ma saan pea seda korvist. Kuule, see on 80 lähedal juba. See on 78. 78 siit. 78, jah? Väga ilus. No tere, 1. mai. Emajõel on üks kala käes, pildi sa saanud olema. Ühe. Emajõe suursoos olete teilid jälle näinud. Väiksed augid on olnud juba siin ka, päris huvitav. Aga noh, mis seal ikka siis? Püüdke. Seal kuradi kalaluba.ee on uus rubriik. Kui lähed kuradi number 2 laiu peale, siis samal ajal peab olema kõikidel kalameestel kaasas rapsiõlipudel. Ja siis lähed samal ajal, tõmbad kormorani munad üle. Nii, Johannesel on kala või? Kinni. Ja selles mõttes, noh, ja ongi asi, minu meelest on asi siis kohe lahendatud, noh. Pärnus ka, noh. Et kõik kalamehed, kes kalda ääres püüavad, nendel on kohustus nagu rapsiõlipudel või pritsiga peab olla taskus. Kogu aeg lased. Ja ongi kuredi kõik korras reis. Hakkavadki kalavarud mõnusalt kuredi kasvama reis. Ega ilma asjata ei saanud neid kevadele pesakaste sinna üles paigaldatud, on ju? No jaa, noh. Rohkem mune, rohkem mõlitamist. Rohkem mune, rohkem mõlit, kõigil peab olema lõbus. Ei saa olla igav. Head live. Jah. Live kui munad. Siin on korralik kivide hunnik. Oota, kui see kormoranide asi on päris probleem või? Kormoranide probleem on Eestis väga laialt levinud probleem, jah. Ikka väga pole. Saavad kõik kalad ära. Ikka väga palju, jah. Just neid kalu, mida mina nagu püüdin, neid söövad. Pidin eelnevalt niisuguseid suuri kümmesid. Kugistavad. Ja küll, siit väike mõttepaus ja kohtume juba siis, kui jälle on kormoran näha. Olemas. Ossa raisk. No, lõpuks said ka kätte oma ja... Milleks tuli? Saba. Saba, jah? Tahad nüüd? Tuli nii pehvelt otsa, ma ei saa aru. Kus need näpid siin? See kastis. Siin saad ära. Niipidi jäävad, ma ei saa midagi teha. Teise pool minema siis. Ma istun maha, oota. Ja alla üle alt alla.
Jube verine on, noh. Tõmba saba sirgu rohkem. Oh. Paneme selle mõõdu peale ka vaatama, mis ta on. Kohe. Hea polas. 80+. Kindlasti. 80+. On jah? No tegid paadirekordi. Rekord on 82. Kas... No nii, nüüd on juba siin 4 tundi püütud ja mõned kalad ikka oleme juba saanud, et 82 on kõige suurem. Iha! Püüame edasi. Niimoodi öelda, kui hakkab lankama. Tere hommikust, põllumehed! Käes on siis selle kevade tipphetk. Predaator hakkab vist. Ja oleme siin Audru, Poldru järvedel jälle nagu alati. Ja hakkame püüdma kala. Jaanusel on juba seal juba jäi konksu otsa. Ja mis veel kõige põnev on, me oleme seekord kolmekesi, sest meiega on liitunud uus võistkonnaliige ja tema on Vahur. Tere, Vahur! Tšau, tšau! Saame tuttavaks. Saame tuttavaks. Tema on Vahur. Vahuriga ja siis on, Vahur on siis see kalamees, kellega ma käin Estikatel ja Jaanus on see, kes käib kaasas, teeb kokteile, sest väga vahva lõbustusasutus nimega Hood, nii et ma soovitan kõigile kodanikele Pärnusse sattudes astuda läbi mõnusast väiksest joogibaarist nimega Hood. Ei, ja tulla, no, teha korralik kokteil. Aga mis siis ikka, et oleme jõudnud oma püügikohta ja sätime asju ja loodame, et siis Emajõgi ja Audru Poldru toidab jälle meid ja... Jah, et esimene päev oleme Audru Poldru järvede peal, teine päev oleme Emajõel. Ja kolmas päev kahjuks pean teid kõiki kurvastama, anti meile luba Ülemiste järvele. Ja Ülemiste järve peal teeme ka väikse tiiru. Ja ega muud ei olegi, kui... et kõigile kivikotti ja konks sinna sammusesse ja kohtume siis juba, kui kalad on paadis, kui on.